Tere, minu väiksed sõbrad! Mul on rõõm, et te olete mulle täna jälle külla tulnud. Teen oma teist hommikukohvi ja mõtlesin, et räägime täna taas kord ühe väikese loo, mis võiks teile päris põnev olla. Hetkel akna taga ma vaatan oma aknast välja, on imeline talveilm. Lund sadas terve öö, praegu sajab lund. Pärast vaatame, milline minu õu välja näeb. Ja selle puhul mõtlesin, et ma räägin teile ühe talveloo, loen teile selle ette ja see räägib loomadest ja sellest, missugused on loomade kodud talvel või loomade talvekorter. Ja hakkame otsast minema. Ma leidsin oma riiulist ühe vana raamatu, Eesti muinasjutte, ja see ongi Eesti muinaslugu. Kes selle on kirjutanud, kust see on tulnud, päris täpselt ei tea, aga sellises vanas raamatus, minu raamaturiiulist, kunagi väga-väga ammu oli üks selline sari nagu Sajarahva lood ja väga erinevad maade muinaslugusid on nendesse raamatutesse kokku koondatud ja ma arvan, teil on seda tore kuulda. Kõiki neid lugusid võiksin ma teile lugeda ja ilmselt ma seda teengi, sest täna enam neid lugusid raamatust kuskilt mujalt saada ei ole, raamatukogust saaks neid. Aga vaatame siis sellest Eesti muinasjuttude raamatust ja loen teile loomade talvekorterist. Nii, võtan selle kuidagi paremini kätte, et mul oleks hea siit teile seda kõike ette lugeda. No nii, hakkame otsast minema. Enne muistse elasid härg, siga, kits, oinas, kukk ja kana kõik ühes koos. Suvel käisid loomad mööda metsi, sõid heina ja magasid, kus juhtus. Sügise poole aga, kui ilmad läksid külmemaks, hakkas härg mõtlema. Vaja on ehitada maja. Mis meist muidu saab, kui talvekülm tuleb? Mõtles härg, mis ta mõtles ja läks sea jutule. Kuule siga, hakkame õige maja ehitama. Talv tuleb ja külm võib meid ju ära tappa. Siga vastas. Ei, minust ei saa maja ehitajat. Mina lähen talvel sohu, pistan nina sambla sisse, seal on soe ja hea. Mul ei ole maja vaja. Härg rääkis kitsele. Kits, kuule, hakkame talveks maja ehitama. Kits vastas. Ei, mina ei hakka maja ehitama. Mul on karv pikk, habe on maani ja mul on ka kotad jalas. Magan põõsa all, on soe ja hea olla. Mina ei vaja maja. Härg püüdis siis oinast oma nõusse saada. Oinas, hakkame koos maja ehitama. Talv tuleb, on külm ja meil ei ole mitte kuhugi minna. Oinas aga vastas. Rumal härg, mina nüüd hakkan maja ehitama või? Mul on ju kasukas seljas, kuub on all ja kuub on peal. Minu villast tehakse ju inimestele ka kuued selga ja minu nahast umeldakse kasukad. Kuidas saab minul talvel külm olla? Magan põõsa all talvel, pole mingit muret, mul on soe ja hea. Mina küll maja ei vaja. Ohkas härg raskelt. Lähen siis kuke juurde. Räägin kukega. Nii ta siis läkski kuke ja kana juurde. Kuulge, hakkame maja ehitama. Talv tuleb ja külm võtab meid muidu kõiki ära. Kukk ja kana aga vastasid. Oi härg, meie küll ei hakka maja ehitama. Meil on seljas suled, paik paiga peal, lapp lapi peal. Talvel teeme endile mulla sisse augu, paneme pea tiiva alla ja siis on meil soe ja hea. Meie ei vaja maja. No nii, ei olnud härjal ühtki abi mitte kellestki. Mitte keegi ei tahtnud maja koos härjaga ehitada. Võttis siis härg kirve ja läks üksinda metsa palke raiuma. Palgid vedas härg sarvedel metsast välja. Ehitusplatsile vedas. Kooris palgid, tahus nad parajaks
suurtest kividest tegi härg majale vundamendi, palkidest ehitas seinad peale, toppis kõik palgivahed samblaga kinni ja lae peale kandis veel mulda. Uksed, aknad tegi ette, ahju ka veel sisse ja maja oligi valmis. Tuli talv, pakane paukus, härg tõi metsast puid, küttis ahju kuumaks, rõõmustas oma töö üle, sest tuba oli tõesti soe ja hea ja mõnus. Teistel loomadel aga hakkas külm vägisi kallale kippuma. Ühtäkki tuli neile kõigile härjamaja meelde. Midagi polnud teha. Külm oli suur ja siga oli esimene, kes läks härja ukse taha ning palus. Kulla härg, luba mind sooja, külm teeb mulle liiga. Mida härg vastas? Kas te mäletate, mis siga ütles talle? Miks tal maja ei olnud vaja? No ja härg ütleski talle. Kuule, siga, sa lubasid ju soosambla sisse magama heita, et seal on soe ja hea. Sammal on paksu lume all. Lase mind sisse, kallis härg. No olgu peale, ütles härg ja lasi sea majja. Külmaga läks aina kangemaks ja tuisk mattis kuke ja kana mullaaugu kinni. Läksid ka nemad hädaga härja juurde ja palusid. Kallis härg, luba meid tuppa sooja. Teil ju seljas, sulg sule küljes, paik paiga peal ja lapp lapi peal magate mullaaugus, kostis härg. Tuisk mattis meie mullaaugu kinni, luba meid enda juurde sooja, kulla härg. Härg lastis nemadki sisse. Pakane ei andnud ka kitsele rahu ja ajas ta härja ukse taha. Kits palus väga haledasti luba tuppa tulla. Härg küsis. Kuule, Kits, sul pidi ju olema pikk soe karv, habemaani, kotad jalas. Kuidas siis sinul külm saab olla? No ei aita see karv, ei aita need kotad. Külm on, no nii külm on. Härjal hakkas ka kitsest hale ja ta lasi ka kitsekese tuppa. Viimaks tuli ka oinas härjalt külmavarju paluma. Härg vastas talle. Kuule, oinas, sul kasukas all, kuub on peal. Kas siis sinul külm võib olla? Sinu kasukas tehakse ju inimestele kasukaid. Aga olgu pealegi, kui pakane sulle ligi kipub, no tule siis sinagi sisse. Ja olidki kõik need tegelased härjamajas, soojas ja mõnusas, mida nad ju ühtäkki tegelikult keegi ei vajanud. Ja siis, kui tuli pakane, said kõik aru, et üks talvekorter kuluks marjaks ära. Aga metsas hulkusid ringi hundid, hulkusid hulgikaupa, käisid ka ümber härjamaja. Katsusid härjamajal uksi, katsusid aknaid, sisse ei pääsenud kuskilt. Arvas siis vana hunt, et proovib kavalusega. Koputas härjamaja uksele ja hakkas paluma. Lase mind tuppa, luba mu nina otsakestki soojendada. Härg aga vastas. Ei või lasta sind, hunt, sa kargad sisse ja teed meile kurja. Ei karga, kulla härg. Laskis siis härg hundi nina otsa ukse vahelt tuppa. Natukese aja pärast palus aga hunt. Luba mul esimesi käpakesi soojendada. Härg aga vastu. Ei või, sa kargad tuppa sisse. Ei karga, kulla härg. No hea küll, härg laskis hundi esimesed käpakesed ukse vahelt ka tuppa. Siis hakkas hunt jälle nuruma. Luba mul ka tagumisi käpakesi soojendada, need külmetavad väga. On kavalpea, eks ju? No on kavalpea. Ei või lasta, sa kargad tuppa siis. Ei karga, kulla härg. No hea küll, said ka hundi tagumised käpad tuppa sooja. Natukese aja pärast hunt palub jälle. Luba mul ka saba otsakene sooja, see vaeseke külmetab väga. Kui härg viimaks ka hundi saba otsakese sooja lubas, oligi hunt toas
ja härjal kõrist kinni. Teised loomad nägid härja häda kõrvalt ja jooksid kohe appi. Kes meil seal siis olid? Siga. Siga kiskus hunti kihvadega. Kits ja oinas puksisid sarvedega, mõlemil on ju sarved. Vaatan korraks siia ka, meil on päris tore pilt siin ka. Vaata, kuidas hunt hüppabki härjale kõrisse. Ja siis tuleb siga oma kihvadega, puksib hunti. Kits ja oinas puksivad sarvedega. Eks ole? Aga mis siis kana ja kukk tegid? Kana kaagutas ahju otsas, väga kõvasti kaagutas ja kukk hüüdis. Kuku, küll ma tulen, tooge ta siia. Vana hunt põgenes ja verine tee jäi temast järele. Kui ta teiste huntide juurde jõudis, hoiatas ta teisi hunte. Sinna uude majja ärge te mitte mingil juhul minge, mitte keegi. Seal on üks, kes kiskus mind kihvadega, 2 puksisid mind sarvedega, 1 aga hüüdis mulle veel järele. Kuku, küll ma tulen, tooge ta siia. Ja mis siis ütleb hunt? Kui see mees mind oleks kätte saanud, siis ma küll enam eluga poleks tagasi tulnud. Huvitav, miks ta ütles mees? Mina arvan, mis teie arvate, aga mina arvan, et koos olid kõik loomad nii võitmatud ja hunt arvaski, et see on üks tugev mees, üks. Kõik koos olid nagu üks. Ja kui hundid seda kuulsid, panid nad kõik põgenema. Härg aga jäi koos teiste loomadega majja oma elu elama. Ja kui härg ei ole surnud, siis elab ta veel tänase päevani. Vaat selline vahva talvelugu. Igatahes minul on hea meel, et härg kõigest hoolimata võttis kätte ja ehitas selle maja. Ja mul on hea meel, et härjal oli nii lahke süda, et ta lasi sisse ka kõik need loomad, kes alguses arvasid, et meil ei ole seda maja vaja. Ja tegelikult oli härjal ka südant lasta sisse hunt. Tema halastas hundi peale, kuigi ta teadis, et hunt võib talle ohtlik olla. Aga tal oli nii palju südant sees ja ta oli nii lahke. Muidugi hunt oli kaval pea. Tema tahtis ainult härge kiskuda ribadeks, aga härjal oli kamp sõpru juba ees ootamas, kes kõik aitasid teda. Vaat kui lahe lugu, eks ole ju? No vot nii, kallikesed, Eesti muinasjuttudest siis selline lugu teile täna. Muide, kui me vaatame, ma ei tea, kas te teate, kui suur on Eesti ja mihuke on Eesti kaart. Selles raamatus on väga vahvalt ka ära toodud Eesti kaart. Kuna see raamat on nii vana raamat, siis siin on veel Eesti naabriteks nii-öelda Vene NFSV ja Läti NSV, siis nüüd on juba Läti on meil vabariik ja Leedu on ka vabariik ja isegi tükike Soomet paistab siin, aga võib-olla kunagi hiljem vaatame suure atlase pealt ka, et kus see Eesti siis teiste riikidega koos asetseb. Aga täna siis nii palju. Olge seniks tublid, minge õue, täna on see päev, kui saab lumememme ehitada, saab lumemäge ehitada, kellel on oma aed, võib selle ehitada endale aeda, kellel ei ole oma aeda, läheb kuhugi mäe peale kelgutama või suusatama. Võtke oma õed-vennad kaasa, võtke vanemad kaasa, võtke vanavanemad kaasa, täna on imeline talveilm. Olge tublid, näeme jälle, tšau!